tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja võt seda videosagedust mina ei tea ja ei ole viitsinud ka välja uurida, aga mingi sagedus tal vaieldamatult on. Täna, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavaritši on stuudios ei keegi muu kui Andres Raid ja alustagem tervitustest. Tervitab sind kaugelt Hispaaniast Jaak Tuuksam. Oi, ja patsutab õlale ja peaaegu tegi püsikorralduse sinu tervitamiseks, et iga kord, kui ma näen, ma tervitan. Ütles, et tal on mitme saate jagu juttu ja et ta hea meelega tuleks ja vestleks ja ühel hetkel ta tuleb ja vestlebki. Siis sain tema suu läbi teada, et Imre Arakas pidi olema tal otsustamine, kas antakse Leedule välja või mitte oktoobrikuus. Nüüd lükati see jaanuarisse, aga tõenäoliselt saab asi Leedus enne otsa, kui on Imre Arakat vaja sinna välja anda. No vähemalt niisugune mulje on mulle jäänud ja mida veel sel teemal. Ja lõpuks hakati siiski uskuma, et sel päeval, kui ma ei tea, kas Arakas üksi või Arakas ja Tuuksam mõlemad või nende saadetud või kui ühesõnaga toimus suurem mahalöömine kuskil, istusid Jaak Tuuksam ja Imre Arakas ikkagi Jaak Tuuksami sünnipäeval Hispaanias ja tegid viskiga klunk, 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 klunk. Nii et imiteerides pissipausi kuidagi moodi kuskil Leedus ära käia ei oleks jõudnud. Aga see on sinu praegune arusaam, et ei ole võimalik. Ja ealise mingi teleportatsiooni insener ütleb tingimata, et põhimõtteliselt on see võimalik. No, ma kardan, et selleks oleks pidanud kaine olema, aga no ma ei tea, hea küll, jäägu see nagu on. Aga tuleme nüüd pühade huvitavate teemade juurde. Nagu ma tean, sul on infot Nordicast 30 miljonist, ka mina olen lugenud pealkirju, et 30 miljonit seda on vaja, aga kuulge, mille pärast me veel lendama peame hakkama, ütles üks pealkirju üsna otse. Meil lennukid on, meil kõik on, aga öelge, miks on vaja lennata? Selle lendamisega on üldse mingisugused imelikud lood ja ma arvan, et üks võimalikest võtmetest, ma ei väida, et see niimoodi on, kuigi senine praktika ja siis puht niisugune empiiriline vaatlus viib paratamatult selliste järeldusteni. Aga meil on muide praegu niisugune olukord, kus isegi kohtus mõistetakse süüdi näiteks kaudsete tõendite alusel. Midagi otsest ei ole, aga kõik otse kui viitab sellele, et on toime pandud, on korraldatud, tehtud ja läbi viidud, siis on selliste tõendite alusel ka võimalik süüdi mõista. Ja see praktika on täiesti olemas. Nordica puhul tekib täpselt samasugune tunne, sellepärast et üks, nagu ma ütlesin, võtmelause võib olla see. Kas te panete tähele, kuidas 30 miljonit eraldatakse? Kuidas iga väiksemgi summa, olgu see Louis Freeh advokaadibüroole või selle suhtekorraldusbüroole eraldatud 3 miljonit või antud või sinna läinud 3 miljonit, sellest tõusis selline kisa ja seda kisa jätkus mitme kuu peale laiali. Nüüd aga, kui küsimus on 30 miljonis, mitte keegi, mitte ühtegi sõna ei ütle. Kuule mees, olge head, palun, kühveldage raha, andke sinna. Kas sa oled lugenud Parkinsoni seadus? Seal on ju ilmselgelt, et 5-kopikalise piruka hinda võib lasta läbi 3 lugemise ja hääletamise, aga mingi 100 miljonit on nii abstraktne, et see samune sellega. Jah, aga nii käibki. Ja algusest peale, ehkki Rein Lang, kellest ma muidu pean lugu, tal on väga hea eesti keel, väga hea esinemine, ta on veenev, väga hea.
ehkki temaga ei pea kõikides asjades nõus olema, nagu sellegagi, et ta ütles, et no Vilja Kiisler oli nüüd siis paar nädalat tagasi esimene, kes selle Nordica teema natukene tõsisemalt kuulaja või vaatajani tõi. Tal on ökoloogiline nägemine, sina, kes sa sihuke oled, sind ei olegi vaja näha, sind ei olnud vaja juba näha Juuta kaevandustega, kurat teab millega, sa ei ole košer. No jah, ja siingi me oleme sellest Nordicast ja sina oled sellest rääkinud aastate jooksul ikka üsna palju. Estonian Airist alates. Ma mäletan suurepäraselt, kui Estonian Airi kohta käis, pankrot juba käis tegelikult. Oli selge, et ei ole võimalik, kes natukenegi tunneb lennundust, õigemini on veel eraldi ala, lennundusökonoomika. See tähendab, et kui hakatakse tegelema, siis kaalutakse võimalusi, kaalutakse tehnikat, vaadatakse seda lahinguvälja, paratamatult see on nagu lahinguväli, sa pead hakkama võitlema seal teiste firmadega, ehkki see võitlus teinekord on väga siidiste kinnastega ja väga viisakate naeratuste saatel käib. Loomulikult, aga see peab olema kõik selge, peavad olema selged alternatiivid, kui ei lähe nii, nagu oleme plaaninud, mis siis teha, et pehmelt maanduda ja jälle üles tõusta. Kui läheb nii, nagu oleme plaaninud, kuidas siis edasi tegutseda? Mine tea, kui läheb paremini, kui oleme plaaninud, kuidas siis edasi tegutseda? Seda ju ei ole. Nordicat on juhtinud vaheldumisi suusavabriku finantsist ja kuskilt tulnud mingisugune parteibroiler. End juba ammu tõestanud, kui mitte millekski kõlbulik, aga kellelegi väga vajalik tegelane, nagu näiteks Jan Palmér seda on. Jan Palmér on endiselt palgalt, endiselt juhib. Kui küsida, et missugused on tema saavutused, ja mäletan, ma näitasin seda paberit Vabariigi valitsuse pressikonverentsil. Parts, Ansip istusid mõlemad laua taga. Ütlesin, vabandage väga, see riigi abi, mida tahate anda Estonian Airile, näete, siin on Brüsselist tulnud paber. See ei ole kosser, see on keelatud riigi abi. Nad hakkasid räuskama. Parts hirmsa häälega, tõesti kriiskavalt ütles, sa ei saa millestki aru, see pole nii üldse ja ongi niimoodi. Palméri kohta ja teda eelnenud Taskila kohta ütles, nende hind ongi selline, nad on kõige paremad spetsialistid, need kõige paremate spetsialistide juhtimisel. No, me oleme seal, kus me oleme, jah? Jah, täpselt nii ja olemegi seal, kus me oleme. Iga ebaõnnestumine, neid on ridamisi õnnestumisi, ei ole mitte ühtegi, lende ei toimu. Ja siis räägitakse mingist maapealsest teenistusest, mis on väga tubli. Kallid sõbrad, see on Magnetic, see on hiinlaste ettevõte, mis meie puutub, et see, et ta meie territooriumil või no, mis meil sellega pistmist on. Ja üks ebaõnnestumiste rida ainult ongi ja kogu aeg kühveldatakse mingit salapärast raha. Ega see 30 miljonit, see on murdosa sellest, see on 10%, mis sinna üldse kühveldatud on. Tulemus, küsin nii, 300 miljonit oleme sinna matnud, mida me selle eest saanud oleme? No me oleme saanud tänase olukorra, kus me panime veel 30 miljonit ehk 10% juurde ja nüüd on meil uus, kuidas seda nüüd, no Stanislavskil oli pealis ülesanne, siin võiks öelda pealis küsimus. Lennata üldse või mitte lennata üldse? Üldse loomulikult lennata, aga mitte sellisel viisil. Mitte keegi ei tahtnud need CRJ-900, neid aeroplaane. No nendega tehti katseid ka, mis andsid tulemuse, et need eriti ei ole nagu lendamiseks. No ei olegi lendamiseks, nad on kuskil kasutusel, tõepoolest on, aga ette tassimiseks tähendab, tuuakse kuskilt reisijalt kohale mingitest lähipiirkondadest, lennatakse kahjumiga, et siis suurte lennukitega, suurte lendudega kõik see tasa teha. Tähendab kokkuvõtte logistika, siis saadakse hakkama, ei ole viga. Ja suurt ei ole mõtet ka ette tassimiseks kasutada. Siis ta nagu õigustab ennast. Aga üldse ainult nendega opereerides, milleks neid lennukeid oli vaja, tuletama meelde. Keegi Eesti rahva suur heategija Joakim Helenius ütles, et neid lennukeid on tarvis. No ei tea, kas ikka on. Kinnituseks jälle 1 miljon Isamaale või Parts, kes tal oli. No poliitikutele lendas suur toetus, palun väga, ja lennukid
läbi Kaimani saarte firma. Miks oli neid Kaimani saari vaja vahepeal? Sellepärast, et kui neid ei oleks seal vahepeal olnud, otse tehasest ostad, siis on ju paberid. Siis on näha palju maksis, kus maksis, miks maksis ja nii edasi. Läbi Kaimani saared keegi ei saa aru, mingisugused maksud on vahepealt ära kadunud. Ma tahan lihtsalt öelda, kogu see business on olnud ainult ühel otstarbel. See on nüüd minu versioon. See on... Ärge võtke seda tõsiselt, jumala ees, see on hüpotees, vandenõuteooria, see on see, mida Andres Raid nägi unes, see on see, kuidas tema mõtleb ja ärge teie jumal hoia niimoodi mõelge. Ei, palun. See on olnud toidukastikene, külmal talvel nälginud ja külmunud leevikesele, punapõsksele või punarindsele, vabandust. No midagi punast on. No loomulikult. Ja need on seal toitunud. Ja see on kindlustanud nendele muretu äraelamise aastate jooksul. Sealt on, kui keegi arvab, et sealt ei ole tulnud mingisugused valimisrahad, mingisugused salapärased rahad. Ma vaatan nende inimeste nägusid, kes seda niisuguste siira pilguga räägivad. Ja samas, inimene see kohta, kellega, ma tean täpselt, ma olen ninapidi juures olnud, kuidas likvideeriti ja tekitati ettevõtteid, kuidas need kilekotid rändasid ja kellele nad rändasid. Ja nüüd nad samad ütleb, ehedate nägudega süüdistavad, ma ei tea kõik, kunagi oli rahvusvaheline imperialism ja 4 aasta aega. Siis nüüd on EKRE, Putini käsilased ja võtta, kes veel on? No Kim Jongi ei saa päriselt võtta, aga üldiselt viidatakse, et tema võib ka. Jah, aga see on täpselt samasugune niisugune kohutav lahmimine, võetakse mingisugune asi ette. Значит виновного. Jah, just, püüda kinni. Määrake süüdlane. Tõmmake tikku kas või ütles süüdija. Felix Edmundovitš Dzeržinski. Püüame kinni, kes ette juhtub. Ja karistame, keda vaja. No niimoodi on. Muidugi see Cayman Island, mida sa siin välja pakkusid, kena kohana Eesti sõprusriik või linn või midagi. Ei rohtu rada öelda Kaimanile. Minu küsimus hakkaks keerduma välja teistmoodi. Kas sa oled kuulnud firmade ennetavast partei toetusest, enne kui nad raha saavad? Altkäemaksu ju enam ei ole. Kui sa seda nimetad, sa võid kedagi solvata, laimata, täis, seda ka ei tohi välja öelda, see võib omakorda solvata. Aga just see, et kui teie annate minu firmale 30 miljonit, siis vaieldamatult oma teilt saadud kasumi arvelt me võime teid toetada valimistel. Istad möögli. Eks seda ei öelda, seda öeldakse kuidagi niimoodi, ei kuule, loomulikult, igatahes toetame, nagu selles klassikalises filmis oli, igatahes toetame julgelt. Tubli, täpselt niimoodi. Tähendab, süsteem on ju täpselt see sama, kõigepealt nagu mitmete kaubakeskustega. Siin küsitakse, et mis pagana asja, mis mingid imelikud liiklussõlmed on meile tekkinud. Mingisugused täiesti arusaamatud. Vaatatud, siin on Vaida, siin on 6 miljonit elanikku maha sõitud ja järgi võib arvata, et Jõhvis elab 18 miljonit ja on kindlasti mitu korda suurem kui Chicago näiteks. Ja on paiku, mida ignoreeritakse, võiks öelda aktiivselt. Kõigepealt alustati ju Viitna ignoreerimisest. No ei ole, võtame siin samas Tallinna külje all, tekivad mingisugused veidrad sõlmed. Aga sellepärast, et keegi Joakim Heleenus näiteks, konkreetselt võtame nüüd Pärnu pool, järsku tekib sinna mingisugune kaubakeskus. Mujal maailmas käib see niimoodi, kõigepealt tehakse teedevõrk valmis ja siis sinna äärde vastavalt selle olemasolevale teevõrgule, mis on loogiliselt
insenerid on selle ehitanud muide. Nad on ehitanud tee, kui tee punktist A punkti B ja esialgu ei ole see mitte punktist A punkti U, et siis teha vahepeatusi B, C, D, E, F, G juba tead ju läheb tee. Heleniused teevad kaubakeskuse, siis lähevad annetavad parteile. Pärast seda hakkab maantee ehitus kulgema vastavalt sellele, kuhu on kellelegi pähe tulnud mingi keskus ehitada. Siis hakkab nende järgi käib asi. Tähendab risti vastupidi inseneri loogikale kõigele. No aga see ongi ju see, et IT. Meil käib mitte keegi, võtta sama teede ehitus, no see on üks anekdoot minu meelest. Ma ei tea, kellegiga mitte midagi ei juhtu. No vaata, Maanteeamet on meil üks vapustav amet. Ma võtsin selle Maanteeameti ette ja hakkasin järgi vedama, mis inimesed seal töötavad. Seal on rätsepad ja vangivalvurid endised ja igasugused tegelas ainuke, keda seal ei ole, on mõni üksik insener ka. Aga nendest on lahti saadud. Ja siis nende arenguplaanis on kirjutatud kuni aastani 2030. Sa tead, mis seal on? Mitte pennigi, mitte mingisugusteks uuringuteks. Kasulikum on remontida täpselt nii, nagu me remondime. Mille pärast on kasulik niimoodi teha? Vaadake, see teeremondi firma on endale muretsenud ja ostnud karjäärid, kus on kruus, kus on kasulik iga kevadel vedada. Millega ta seda veab? Selleks on vaja krusa, ütleme siis. Kastiga auto. Ta on teinud endale ka selle kasti autofirma. Ja mis te tahate nüüd öelda, et te teete korraliku tee valmis, idioodid? Aga mida mina oma autopargiga teen? See on nagu... Aga mis ma oma kruusakarjääriga teen? Tütarfirmad ema surivoodil või? Just nimelt. Mis asja? Need jäävad siis kõik tööta või? Ja siis ongi, siis tehaksegi, neil on ametlikus dokumendis öeldud, mitte pennigi, mitte mingisugustel uurimistel. Ammu on olemas tehnoloogiad, firmad, need on esitatud, kes on suutelised tegema kõike seda. Meil ei oleks mitte ühtegi tolmavat teed enam ammu. Kas sa mäletad, Andres, sa võib-olla käisid siin... Aga mida siis teevad need poliitikute lähedal olevad rahapumbad, kõikide nende juba loodud igasuguste firmadega, mis teevad tegelikult üsna mõttetuid asju. Aga see ongi paika pandud jälle, mille pärast, ega siin ei ole niisugune tegutsemisloogika. Siin on, kuidas tuleb. Teede kvaliteedist oli ju von Gleenis omal ajal filmi esilinastus. No, just. Kapist välja, sa mäletad? Mäletan küll. Betoonteed, mis tasuvad enda ära. No betoon iseenesest asfaldiga ma nüüd ei ole küll kõva hinnavõrdleja muidugi, aga ma arvan, et kui ei pea remontima, no tuleb ju teha asju, mida sa ei paranda pidevalt, vaid mille sa uhkusega pärandad. Julge meelde tuletada siin Saksa sõjavangid ehitatud Leningradi maanteed. Siiamaani. No ma ei tea, kas seal on veel neid lõikusid, aga põhimõtteliselt ma sõitsin seal noorpõlves mootorrattaga ja see oli vaata, et Eesti kõige parem tee tehtud, võiks öelda mõistuse päraselt. No vaat siin ongi see sama lugu. Vaata, me räägitakse nüüd Lubjakivi ja Kruus ja kõik. Oli kunagi juttu, insenerid, ma räägin nüüd päris insenerid. Nad ütlesid, et kui me teeme selle Peterburi tee, hakkame laiendust tegema, teeme ta kaasaegsemaks, kaevame ta maa sisse. Ühtlasi võtame välja sealt väga vajaliku fosforiidi, mis läheb väetiseks ja igasugustest asjadeks. Ja on meil küsimus ümbrusega lahendatud, meil on fosforiid saadud, meil on maantee ilusti ära peidetud, mis on puhas kogu aeg. Mis aastatel see oli? See oli aastat 15 tagasi. Ikka selle riigikorra? Loomulikult. Täpselt sama. Ma mõtlesin, et äkki mingi nõukogude liik. Ei, Tabasalu poole täpselt see sama asi, võtke see alt, see möga kõik välja, te saate seda kasutada, te saate te saate vajadusel teha igasuguseid ülesõite, väga lihtsa vaevaga, kõik kergelt, kõik kulgeb. Meil on endal suurepärased insenerid. Neid inseneriteenust ei vaja tänapäeval mitte keegi.
tähendab, neid talente ei ole mõtet koju tagasi kutsuda. Ja neid inimesi, kes midagi näiteks, me tuleme nüüd selle Nordica juurde ringiga tagasi, täpselt sama asi on selle Nordicaga. Neid asju korraldavad seal mingisugused inimesed, seal lähedal on inimesi, kes saavad sellest suurepäraselt aru muide. Aga esiteks, ega neid keegi kuulda ei võta ja need on niisugused andnud lennufännid, nendel on lõppude lõpuks hakkab ükskõik, peasid saab oma armsal lennuki lähedal olla, vahetevahel saab õhus käia ja neid asju korraldada sellepärast, et lendamine ja kõik lennundusega seonduv, see on neile südame asi. No seda ei tee ühelegi genossele, mitte kuskil selgeks, et on sellised asjad olemas, et inimene võib mõningaid asju südamega teha, mitte ainult kogu aeg mingisugust tohutut preemiat silmas pidades või mingit ühiskondlikku tunnustust, kus juures see tunnustus, see autoriteet on täna tulev ja homme minev. Miks inimene õpib lenduriks, arstiks? Miks nad seda teevad, kui nad võiksid kirjutada pabereid ja projekte raha kokku ajada? Muide, Nõmme raadio siin kuidagi pidi, ma ei taha seostada ühegi nurga alt, aga meiegi otsime praegu uusi ruume, et me saaksime siin kas või Andres Raidi, Harri Raudvere või tont teab veel kellega juttu ajada ja võib-olla mõnele inimesele kuulajatest huvi pakkuda, kui kellelgi on ruume kuskil midagi niimoodi silmapiiril, kirjutage info@nommeradio.ee. Nii, enesekiitusega on nüüd ühel pool, lähme nüüd Nordica laitusega edasi. Ei, me ei laida. Meil on raha liikumise mõttes cash flow, see on, see ongi suurepärane. Ja vaata, 30 miljonit antakse nüüd Nordicale. No see läheb siin. Ei ole riigi abi. Nii. Teine asi on, otse kohe teatab Erki Urva, kes on, võib-olla ta on hästi tore inimene. Ütleb, et küsimusele, et kuhu see läheb, juba tekkinud kahjude hüvitamiseks, aukude lappimiseks. Eks ta tähendab võlgade kinni maksmiseks. Mida tähendab see? No tehniliselt ma lendamise seisuvalt, mitte midagi. Niisugune pauk ka, et kuna lott tahab ikkagi 11 miljonit, siis leiti, et neil on katkukolle ja sinna enam ei lenda. Või umbes niimoodi. See koroona, see on sihuke hea poliitiline madjakas. Muide, Euroopa peal inimesed usuvad, massiliselt usuvad. Kaupluses sisenedes pane mask ette, olgu see nii tatine kui tahes. Jah, kamraad kirjutas, et asi on seal üsna hull, aga pole midagi, meil läheb ka ja siis läheb meil hullemaks, sest Eesti on ju esirinnas, eks? Loomulikult, me oleme kõik igas asjas esirinnas, ainult kogu selle tohutu pandeemia, sa mainisid seda samast. Jah. Pandeemiat. Huvitav on vaadata, kuidas nende pandeemia kulgemiste saatel mingid rahad ka kulgevad ühest august teise auku ja mõningased mäed tekivad, on kogu aeg ainult kasvavad. Mõtle Bill Gatesi firma kasumit. 2 triljonit on ta juba väärt. Tegemist on peavaktsiinil. Just business. Melinda ja Bill Gates, nende foundation ehk nende fond, millegi pärast õitseb, nemad on need vaktsiinide tootjad. Kusjuures ma ei saa siiamaani aru, mis kasu on selles, kui ma olen juba eestlase traagika, et mind vaktsineeritakse. Mul oleks ravimit vaja. Muide, Jaapani teadlased olla leidnud, et osoon tapab selle viiruse. Mul millegi pärast tulid meelde need ultraviolett lambid, mis lapsepõlves juba oli. Ja millega desinfitseeriti ja mis lõhnasid spetsiifiliselt O3 järele. Kõrgustiku päikeseks nimetati seda. Jah, selleks ka. Ja opisaalides ju ja üldse haiglates kasutati. Igal pool kasutati neid. Võib-olla kasutatakse siiamaani. No, nüüd on nende asemel ilmunud, ma võin sulle öelda, mis asjad need on. No. Õhu ionisaatorid.
Ahah. Neid oli vahepeal müügil ju elektroonikakauplustes. Ei, vaata nüüd tulebki. Siin tuleks vaadata kõigepealt, kes seda müüb, on oluline, ja siis mida müüakse. Lugu on selle ionisaatoriga tegelikult väga lihtne. See on üks vene õpetlane Tšiževski juba enne teist maailmasõda. Oli see ilmakuulus Tšiževski lühter, mis oli suur lühter ja seal tekkisid elektrilahendused. No Helmo tuli on esimene, üks näide Itaalia kloostrit, mis oli rannikul, oli odataoline niisugune obelisk oli püsti ja mis teatud tingimustes äikese lähenduses hakkas helendama. No ja Helmo oli meresõitjate kaitsejumal, või kaitsevaim. Pühak. Kaitsepühak, täpselt, näed, õige sõna, kaitsepühak. Ja sealt tuli see püha Helmo tuli. Aga tegelikult on tegemist sama efektiga, siis vaadati selle sama obeliski ümber, kasvas rohi ka oluliselt paremini kuidagi moodi ja taimestik. Nii et no püha Helmo ju väetis. Negatiivsed ioonid on need, mida õhku paisatakse ja need negatiivsed õhuioonid, näiteks mägedes on nende kontsentratsioon kuskil 10 000, koskede ümbruses kuskil 9000 ringis, kuuse ja okasmetsades kuskil 7000. Ja siis küsitakse, miks mägede inimesed kaua elavad. Nende negatiivsete õhuioonide pärast asi ongi. Ja nüüd need ionisaatorid, neid toodetakse küll ja nad toodavadki ioone, aga nad peavad seda tegema niimoodi, et negatiivsete õhuioonide kontsentratsioon või see nende hulk ületab oluliselt positiivsete hulga. Ja vaata seda riistapuud on juba keerulisem leida. Seda ei räägi sulle mitte keegi mitte kuskil, on ionisaator, on nii nimekirja järgi, kas teil usk, placebo. Siis tuleb Riigikontroll, nii on, riistapuu on, ionisaator on, järgmised arstid tulevad, arstid. Mingid ametnikud loomulikult, kuidas need ametnikud on tekkinud, need on ka mingite parteiliste kettide põhjal. Muide üha rohkem jääb mulle selline mulje. Igalt poolt kaovad ära need, kes oma ala tunnevad. Pole parata, elu on juba sihuke. Andmekaitse inspektsiooni järgi täpselt, praegu olen sellega maadelnud seoses ühe juhtumiga, mis toome selle õigel peatselt, kui see ära lõpeb, toome selle lagedale ka. Aga kui mõned aastad tagasi veel oli andmekaitse inspektsioonis tööl, ma vaatasin personali järgi, inimesed, juristid, välja õppinud juristid, nad teadsid, mida nad teevad, nad said aru, mis on õige, mis on vale, mis on seadusega kooskõlas, mis mitte. Ja ma sain mitmed asjad klaariks, väga hästi, suurepäraselt. Aga nüüd on sinna tekkinud mingisugused inimesed, kes ilmselt kas või haldusõiguse ajal, loengute ajal on kas tukkunud või tegelenud millegi muuga, hiljem kuidagi läbi saanud, täiesti küündimatu. Viimane andmekaitse inspektsiooni vastus on, või andmekaitse, vabandust, on see, et ma hakaku ise tegelema uurimisega, kas Eesti Energia on Eestis monopoolses seisandis või ei ole. Vabandust, mina esitasin teile küsimuse ja kaebuse. Tähendab, ametnik ei peagi midagi teadma. Temal on õigus sellelt, kes pöördub tema poole, nõuda kogu materjali ja siis öelda, mul on tunne, et te eksite. Ja. See võib ju nii olla, aga ega ei pruugi. Ja nii ongi. Ionisaator nurgas, negatiivse, palun. Bulbulaator. Keegi on minema visanud täiesti uue bulbulaatori. See on üks vana nõudeaegne anekdoot. Ja. Ja siis selle lennukipargiga on täpselt sama. Lennuki on, kõik on, mida te veel tahate. Ja teha kellelegi selgeks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seal on lennundus- ja laevandusosakond, merendus, vabandust. Mis sa nüüd arvad? Ma võin sõnadest vastutada, sellepärast, et ma olen selle rea kõik läbi käinud, aeg-ajalt jälle kontrollinud, et äkki on midagi muutunud. Ei, seal ei ole muutunud mitte midagi. Kas seal on mõni asjatundja? Mis sa arvad? Ja kes teab merendusest, kas või kus on Nordost või... Ei, no ta teab, kus on meri. Võib-olla. No sealt läheb sadam, sealt saab sinna ja sinna. Jah. Sealt läheb laev ja õhtul on pidu ja Rootsi laud ja.
bänd mängib ja mingeid tüdrukuid pidi ka toodama. Noh, midagi taolist. Ja ongi kõik. Seal ei ole ühtegi inimest, kes midagi asjast teab. Midagi. No ja siis nendes tingimustes teistpidi on ka ülekohtune nõuda. Ja ma nendel inimestel ei heidaks mitte midagi ette. Küll aga vaataks seda ümbruskonda, mille läbi, mis kaudu, mis moodi, kuidas on see mehhanism sisse seatud, mis võimaldab sellistel isikutel nendele ametikohtade peale sattuda. Kas see on, no sa oled lugenud Peterit ja Parkinsoni ja ühte teist veel, seda kolmandat raamatut, mis sa lugesid, muidugi ei mäleta. Ma ka ei mäleta, aga oli. Aga siin on tegemist mingisuguse paberivõimuga, bürokraatia kummalise diktatuuriga, mis ei ole võimutseja, vaid mis on kellegi puhvervahend, et mitte midagi teha. No lõpuks Nordica lennukite kohta võib ju ka öelda nagu vana aja anekdoodis, et kurat ei tõuse ja samas kihvtilt vastu maad. No hüüdlause on ju iseenesest väga kihvt. Menetleme. Ja teine asi, kas meil ei olegi, kas nii palju uhkustus ei ole, et meil võiks olla oma rahvuslik firma. Ma olen kõikide jalgade ja kätega ja olemasolevate välja ulatuvate ihukarvadega. Selle poolt meil võiks tõesti olla. Loomulikult võiks. Nüüd küsimus hakkab sealt pihta ja läheb väga tõsiseks, kui on valikud, milline ta peaks olema. Kas ta on ta hädaolukordade jaoks, et keegi saab kuskilt jalga lasta, kui hädaolukord läheb. Sa pead silmas siis umbes midagi, et meil on peotäis An-2-sid, Saaremaale saab, Hiiumaale saab, Kihnud, Ruhnud on 1964. aastal Viljandist sai lennata 200 sihtkohta oli. Viljandi lennuväljalt. No peaks selle vana nime, see on muidugi nõukaaegne propaganda, aga peaks selle vana nimekirja ikkagi üles otsima ja võib-olla vaatama. Ma ei usu, et see lendamine ma ei tahaksin kasutada seda sõna, aga iga rondiga nii kallis on, et kohe kuidagi ei saa. Kui see nii kallis... 40, jumalik elukas oli tõsi, väga vanal ajal, ma uuemaid ei mäleta eriti, aga siis oli ta postkaartide pealgi. Nendega saaks ju igasugused Petserid, minu pärast Kiiev. Neid on olemas, lõppude lõpuks on võimalik laenutada, lõppude lõpuks on võimalik igasuguseid liisinguid, igasuguseid lepinguid on võimalik. Miks meil peab olema rahvuslik lennuväli? Kelle tarvitamiseks see on nagu meie riik, et meil endil pole tast nagu, või kuidagi pidigi me ikka tajume, aga see riik on ju teiste tegevuse tallermaa. See Tallermaa kohta ütles mul üks kõrge NATO sõjaväeametnik. Mina küsisin ta käest ka kunagi, sinisilmselt, ehkki nad on mul pruunid, aga naiivselt kuidagi. Küsisin, et kui peaks mingisuguseks madinaks siin minema, ükskõik kelle või mille vahel või kuidagi moodi, et kas on, Lennart Meri oli siis president veel, on mingisugust lootust, et keegi kuskilt ka abikäe ulatab või ta vaatas mulle otsa ja ütles, tegelikult peaks teile see küll üsna ükskõik olema. Sellepärast, et kas tuleb või ei tule, aga mingisuguseks andmiseks tõsisemaks läheb, siis see koht ei ole nii ehk naa enam elamiskõlbulik. See ongi see Lennart Meri küsimus. Miks peaks NATO meid kaitsema? Mitte keegi ei vastanud, aga õige vastus on, see sõda toimub meie territooriumil. Võt, selles on ja meie kõige suurem ülesanne, kõige suurem kohustus, või mitte kõige suurem, üks nendest on iga hinna eest kõik see selline võimaluski eos ära hoida. Ära hoida. Ma ei mängi siin... Me oleme oma mõtlemise ju mingisugust patsifisti ma ei mängi siin absoluutselt, mitte mingil juhul, aga lihtsalt
see ei ole mingisugune asi, mida tehakse mingite joystickidega. See ei ole mingisugune Sony PlayStation või veel mingisugune ristapuu. Need kaasaegsed mängud, mis on ülinaturaalsed ja ülimalt tõepärased ja haaravad praegust inimest ikka väga tõsiselt, eriti noori, kes suudavad seal olla ööpäevade kaupa ja nendes mängudes ja olla isegi osa nendest. Aga kui kõrval hakkavad ikkagi päris asjad toimuma, siis on asi natuke teine. Ma kuulsin muide anekdooti, rahvas on väga kiire reaktsiooniga ja tehti lugu selle peale, ma võin selle ära rääkida ka, siin ei Euroopa mitte midagi. Aga rahvas on leidlik ja rahvas ei ole huumoritaju ja kõike seda teravust minetanud, vaatamata sellele, et rahvaesindajad kuskile püünedele eriti ei pääsegi, ega nendest juttu ka eriti ei tehta. Püünedele pääsevad meil igasugused teised tegelased, kes nimetavad ennast ka kirjanikeks või ma ei tea kelleks ja luuletajateks. Aga on lihtsalt tegemist mingisuguste hälbega inimestega ja seda neisse peakski niimoodi suhtuma, aga olgu. Riho Ühtegi ja Kersti Kaljulaid püüavad kõrvuti kala jõekäärus. Ja kõrval on megafon posti otsas, mis teatab järsku, et Levitanni häälega pool tundi tagasi vaenuvägi tungis oma armaadaga Eesti territooriumile ja alanud on sõjategevus. Ja Kersti Kaljulaid võtab peast kinni ja ütleb, et oi jumal, seda muret veel tarvis oli, neid muresid tuleb aga igast uksest ja aknast. Nüüd peab ju transa korraldama selle jaoks, et Kadriorg ära evakueerida. Ruttu lennuki peale, ruttu ise Brüsselist läbi ja Hiltonisse kohad reserveerib. Jumal hoidku see mööbel ka ju ja kus see riigikassa on, kus koha peal see nüüd on. Sellele tuleb oma ette eskort järele saata, et see maha kuidagi moodi ei unune. Siis tuleb see LGBT seltskond kõik, kelle kuidagi, see tuleb vist, neid ei ole kuigi palju, aga laeva peale mahuvad ära küll, tuleb siis Tallinkiga või millegi, ma ei tea kellega kokku leppida, et see transa ära korrald. Mured. Ühtegi noogut ütleb, et jaa, mured tõepoolest. Kaljulaid röögatab selle peale, mis sul mured, sinul on asi selge, sul pole mingit muret. Püstis selga ja kaevikusse. Ja. Ei mingit muret. No, ei mingit muret. Ei mingit muret. Mulle meeldis, rahvas on kuidagi reageerinud. Ja need naljad on ju sellised, ega kes selle välja mõelnud, see on nagu muinasjutt, sa ei teagi. Ma kardan, et juba vanas Kreekas, nagu ütlesid klassikud, oli umbes niimoodi. Tõenäoliselt. Sest põhimõtted on samad. Ja kõige hullem on see, et ütlevad, et ajalugu on see, millest peaks õppima, aga millest mingil juhul ei õpi. Nagu need sinu mainitud juristid, kes haldusõiguse loengu ajal, ma ei tea, sääski tapsid või midagi taotlist. Ei, nad ei tee seda, ei tee seda ka. Jah, õigus. Lihtsalt tudivad, kuna PlayStation oli öö läbi üleval ja Aga antud olukorrast edasi, Andres. Me võiksime hakata ennustama, mis tuleb. Aga tuleb see, et valimisteel on ju võimalik suur osa rahvast koroonakarantiini panna ja väita, et nad hääletasid elektrooniliselt kõik kohe korraga. 90-aastased ärkavad kõik enne keskööd ja sööstavad täiskuu ajal arvuti klõbistama. Jah, kus tehakse puulane ja tohtlane valmis, kes valibki. Omasuguse siis. Ma ei taha kellelegi midagi peale suruda, aga vaat see on asi, millesse ma ei usu. Nagu väga paljud spetsialistid ja siin mäletan Hursti käis siin ja neid spetsialiste on olnud veelgi, kes ütlevad, et see inimese poolt välja mõeldud süsteemid on kõik manipuleeritavad ja nad on kõik inimese poolt välja mõeldud. Neil on kõikidele süsteemidele tagauksed, kus kaudu on võimalik alati sisse minna. Tagauks, jumal hoia. Ma võtan oma telefoni pärast Hirvepargis käimis, kui Tiit Madissonile medal anti. Ja minu telefoni ekraanil on, kuidas jäite rahule kohaga Hirvepark. Ja siis ma vaatasin, kuidas jäite rahule kohaga Tondi Selver ja kuidas
noh põrgu ja siis tuleb mõni tegelane. Teate, mul on väga huvitav lugu, kuidas meid kiibistatakse ja jälgima hakatakse. Zdrasti, pожалуйста, nagu öeldi ühes kihvtis filmis. Aga noh, need telefonid on kõik ju kohandatud. No hüva, aga me ei saa minna panka ka röövima telefon taskus, no see on kujundlik ütlemine, sest võetakse meie telefonid, ahaa, sel kellaajal hakkasite mõlemad minema, ahaa, sel kellaajal olite, ma ei tea, kuskil panga all käigus, ahaa, siis liikusite edasi, sekundi pealt on teada, kus me olime ja teate, mul on väga huvitav lugu, et meid kiibistama hakatakse. Aga ega see kiibistamine ei ole kaugel. Siin osadele on pandud juba ju mingisugused kiibid naha alla, et Ülemiste teaduslinnakus või ma ei tea, milleks teda kutsutakse, nutikas linnak või? Oleme nüüd realistid, see on loodus ja loomu vastane tegevus. Tähendab, see ongi, aga looduse vastu sa võid mingi aeg purssida ja mingi aeg sammuda, aga see ei lõppe sulle hästi. Ja? Loodus võtab igal juhul oma, vaata loodus ilma inimeseta saab suurepäraselt hakkama. Suurepäraselt ja võib-olla paremini kui inimesega koos. Ma kardan, et viimasel ajal niimoodi ongi. Aga inimene ilma looduseta mitte kuidagi moodi. Kurb, aga nii see on või õigemini õiglane, aga nii see on, kes ei usu, et loodus võidab. Hakake kohe täna siit ujuma üle Soome lahe kas või. Julge peale hakkamine on, anna jumal, et pool võitu. Võitu on, aga see võit on kõik vähevõitu, hallivõitu, kallivõitu ja sitavõitu, vabandust väljenduse eest. Kui see sõna on eesti keeles olemas, miks me ei või seda kasutada? Aga Andres, millega me võtame tänase audiovisuaalse, ma ei tea mille, kokku? Ma siiski naiivsete inimeste partei ridadesse kuuluja. Ma siiski loodan mingisuguse terve mõistuse võitu. Ma lugesin... Kui siin oleks nüüd keegi, kellel on terve mõistus, tervik selles mõttes. Ma lugesin ühele pedagoogile ette praegu, paar päeva tagasi, ühe kirjandi. Pealkiri oli Kas amerikaniseeruda? Nii ladus tekst, nii selge mõte, põim ja rindlaused vahelduvad lihtlausetega, stiil välja peetud, arusaadav, nii teema kui reema, mida öelda taheti. Suurepärane, kirjandi taga oli õpetaja poolt tehtud märkus, keel nõrk, sisu hea. No aga millegagi peab ju oma üleolekut tõestama. Ja siis ma küsisin selle õpetaja käest, millal see kirjand kirjutatud on, mis te arvate? Ta ütles, et et ei tea, mõned aastad tagasi või ehkki, see peab mingi, kas üliõpilane ei ole või, tähendab keel on niisugune hea juba, ladus ja kõik. Ma ütlesin, selle on kirjutanud aastal 1930 8. klassi õpilane. 17. novembril 1930. 1930 oli isegi amerikaniseerumisest mõtlemine lubatud. Jah. Räägiti Taylori süsteemist ja tööstusest ja spordist ja saaks ainult Ameerikast. No muidugi need mõned kohad reetsid, ütlesid, et tehnika on väga suuri arenguid teinud, ka näiteks raadioside, mis on Ameerika meile palju lähemale toonud. Ja näiteks raadiosid, sa võid järeldada, et oota, see mis asja raadioside. No netist ei ole üldse juttu ega midagi, aga 1930, 17. november, 8. klass. Kas sellega panemegi punkti? Paneme. Aga meie püha sõda läheb edasi.